vait, mitte midagi ei öelnud. Lõkke ääres õhtuti lauldi neid vabade meeste laule. Need olid jälle, võtsid nina täis. Need paar punast, kes seal hulgas olid ja kui nad siis küsid, tekkis nagu arutelu ka, et miks nad nii kõvasti nagu võtavad või nii, sest et keegi ütles, et vaata, et kui nendelt pärast küsitakse parteibürool, et mis sa nagu... Mis seal oli? Mis seal oli, siis nad ütles, ma ei mäleta, ma olin purjus, ma ei mäleta midagi. Väga hea vabandus. Ja, et ma ei mäleta. Aga kuule, minul oli väga huvitav asi. Ja see huvitav asi, ma olin Märjamäe EPT stuudiojuhataja. Ja seal oli ekskursioon Karjalasse, Viiburisse. EPT oma bussiga, see vana, see mis undas siuke bussiga. Tartu buss. No ei, Ungari. See jah. Kuule, ei olnud Tartu buss. Ungari buss ja pikk Ikarus undas jah, undasid ja tõed tiffe undas. Kuule, tead, mis siis oli? Meil olid niisugused vennad, organisaatorid. Organiseeriti peale üks Vene sõjaväes olnud mees. Nii. Siis võeti Soome poiss, kes oli kinni ära istunud. Nii et talle midagi enam teha ei saanud. Ja see võeti kaasa. Ja esimene peatus oli Narvas üle jõe, läksime vana Eesti-Vene piir. Ja Komarovka. Ja see oli enne seda, enne Komarovkat, peale Komarovkat. Ja tead, seal oli vasakult kätt oli veel putka alles, Vene piirivalve putka oli alles, aga see oli lagunud. Käisime seal ääres väike ojake hoolas sealt eest läbi ja see oli see piiri ojake. Nii. Ja siis seletati neid, aga minu isa oli Soome poiss, aga mina seda ei teadnud siis, et Soome poiss oli. Järgmine peatus olime vana Venemaal seal see Eesti või Vene-Soome piir. Rajanjugi ja seal kandis kuskil.